Kord olid niidud rohelust täis. Alustame tänast eesti keele ja looduse saadet siit. Mägiste metsade vahelt, kus oleme külla läinud kahele suurepärasele loodushuvilisele, kes eales ei karda loodusega rinda pista. Tegemist on Vreed Jussiga ja Ülo Vokilaiuga. Vaatame lähemalt, mis meestega tegu on. Taeva võlvist vaid harva üle käis. Peegeldus päike jõe suves selges vees. Niitude vahel siis kulges meie tee. Niitude vahel, kus rõõm saatis meid. Niitudelt päike kadunud nüüd, nukrana kaigub seal sügis linnuhüüd. Vingudes ruttab vaid vihur üle mäe ning ega meidki seal keegi enam näe. Kus on siis suvi ja kus on mehar? Ei ole sind ja tõesti ma ei tea, mille peale lootma või mõtlema nüüd pean. Sa katki kõik me unistused lõid. Tervist! Tere! Tere! Kui kaua te olete juba meie metsi ja loodust mööda ringi liikunud? Kõige kauem oleme siia tulnud selleks, et avastada metslabürindi salapäraseid struktuurüksusi. Olles metsas, tunnen ennast justkui vaba linnuna, kes just on lahkunud lõunamaale, hoolimata, mida teised minust arvavad. Olen olnud metsas juba siis, kui isa mind veel planeeris. Nii, Fred, olete öelnud, et Eestis on käperdamata loodust veel üsna vähe järgi jäänud. Mida te sellega öelda tahate? Hakkasin eile tireleid pilduma ja teise tireli järel libastusin otse värskelt mürgitatud kärbseseine otsa. Vigastasin oma juurtšakrat. Väga kahju. Aga teile, Ülo, kas meie looduses ringi liikumine seostub teile rohkem positiivsete emotsioonidega või? Seostan metsa kultuuriga, mis on aastasadu olnud muutumatu, ent samas on ta alati püsivas liikumises, kus käbi rändab ühest kohast teise, tekitades sellega kultuuriliikumisi. Aitäh! Väga meeldiv oli teiega teha üks väikene, ma mõtlen intervjuu. Söökünkal algas imeline eas.
neis vastu taevas sina sünk ja paljas, kuid hiire kõrvus rohi oli maas. Nii imevärske ja nii imehaljas, sel künkal algas imeline aas. Loodus võttis võimu, aga meie jätkame. Meile räägivad edasi oma kogemustest ja olemistest, olles samal ajal suhtes loodusega. Filosofeeriks teemal mets kui andja ja võtja. Mets, see on midagi enamat kui fotosünteerivate kamp. Nad on midagi, millest võtta eeskuju. Oleks me sama rohelised ja sama klorofüllilised kui nemad, Elis Sõber, oleks maailm päästetud. Sina, Ülo, tead, kui palju ma olen võidelnud erinevate metsloomadega, kes parasjagu meie emakest loodust on rüüstamas ja hävitamas. Samas on neil kindel roll sellist. Orav peab kävi saama. Eelmisel sügisel panin kummikud jalga ja mõtlesin metsa minna. Võtsin oma nüri noa ja hakkasin sammuma. Kõigepealt niitsin maha kõik puravikud ja mõtlesin hetkeks viivuks, et puhkan jalga. Endamisi mõtiskledes ja kivi vissudes sain aru, et mets andis selle samaldunud kivimüraka, kus sai jalga puhata. Mina võtsin, tema andis. Peale seda väikest mõtisklust taipasin, et mets, ta on midagi rohkemat kui mets. Taipasin, et olen eksinud ja nägin, et puu tagant hiilis välja rebane ja hiljem mind oma sappa võttis ja koju tüüris. See rebane oli justkui metsahaldjas, kes taipas, et mina kui eksinud jünger tahan koju minna. Vot sellest ma sulle räägin, Fred. Sa rääkisid. Aga sa üleüldse oled kunagi tähele pannud, et puulapsed, ma mõtlen neid istikuid, saavad kordades, tuhandetes kordades rohkem kiikuda kui meie. Meie enda lapsed, lapselapsed. Ja suured puud ei pea iial tundma muret, et tütreke või pojake on ära läinud kaugele. Isegi see käbi, mis kännust kaugele ei kuku, viib orava äre. Seda oravat olen ma veel kohanud. Olen talle pannud nimeks mõttelend, sest kui ta alati ringi kondab, siis mul tegivad peas mitte ainult animaalsed mõtted, vaid naturaalselt utoopilised, kohati intrigeerivad ja minu enda meelt lahutavad mõttesuhted. See oleks justkui keeruline valem, millest peale 10. korra lugemist aru saab. Maailm ei ole nii keeruline, kui alustada sealt, kus me tuleme ja kuhu me lähme. Sa, Fred, ära räägi niimoodi. Mul hakkab imelik. Kahjuks peame lõpetama, meie eetriaeg on piiratud. Jätkame teisel korral. Nägemist. Oli meeldiv. Oli meeldiv. Sel künkal algas imeline aas. Neis vastu taevas sina sünk ja paljas, kuid hiire kõrvus rohi oli.